Iluaia kohta, kas iluaed on siis palju lihtsam, et jääb kõik nii nagu on ja vaatame, mis sealt kevadel tuleb või ka iluaiaga on vaja näha natukene vaeva enne, kui lumi maha tuleb? Pigem on vaeva näha ja aianduses nii iluaias kui tarbaia pool kehtib selline kuldne reegel, et pigem varem kui hiljem. Et kõiki töid tuleks siis alustada võimalikult ruttu, et kui me mõtleme, täna on selline sügise algus, ilusad ilmad, päike paistab, mõtleme novembri peale, et kas me tahame seal sellel novembril mudakuul seal aias toimetada, siis mõttekas on ikkagi teha kõik ettevalmistused juba ära kohe alguses ilusate ilmadega ja mida seal teha annab. Kindlasti samamoodi, nagu Estelle juba ütles, et teha valmis sellised näiteks toed, et kui me tahame külma eest taimi kaitsta, siis me saame ruttu, kui need külmad on tulemas, panna sinna katted peale, saame toed alla panna. Mis me saame teha siis veel muruga näiteks tõstame niitmiskõrguse natukene kõrgemale, et taim läheks talvele vastu sellisena elujõulisemana, et me ei pöa teda niisuguse viimase stressi piirini, vaid jätame pisut talle sellist kasvuruumi rohkem ja kas sõidame siis muruniitjaga sealt üle, purustame need lehed ära või riisume kuidagi nad ära, et ei jääks sinna sellist massi, mis siis lume all, ütleme muru, paneb see on niisugune soodne keskkond hauduma ja tekib seal selline mõnus asi nagu lumiseen, mis siis kevadel päädib sellega, on sellised roosad laigud murus ja nendega pärast siis neid seal eemaldada ja seda täita uuesti muruga, et see on niisugune päris vaevarikas töö, et ei pruugi iga kord õnnestuda.